tere kõigile, tere tulemast Kütsi peatuse 9. episoodi. Oleme jälle siin Evalis kohal ja täna on laua taga taaskord uued külalised, seekord siis TRF 44, ütleme siis tere ka poistele. Tervist. Tervist, jah. Tervist. Hakkame täitsa algusest pihta. Inimesed, kes ei tea, siis mis see TRF 44 üldse on? TRF 44 on siis Lõuna-Eesti autokultuuri edendaja. Ja millega, kuidas te seda autokultuuri seal edendate, siis mida teete? Saate kokku, toksite rehvi, ajate lihtsalt juttu? Ma ei tea, rehvi toksimine samast parklauntidele. Me korraldame üritusi, korraldame ametlikku kiirendusvõistlust ja väga aktiivset klubi elu elame. Okei, klubini jõudsime ka kohe siin, mõtlesin, et natukene räägime muud teemat ka, aga räägime klubist siis. TRF 44 kui autoklubi, millal see alguse sai, kas oskad mulle öelda umbes ajajärku, kui kaua TRF 44 tegutsenud on? Ametlikult on registreeritud 2015. aastast saadik. Okei, ehk siis ikkagi 10 aastat varsti. Jah, viisaka vanusega ettevõtmine juba, et mina isiklikult olen TRF-iga kokku puutunud siis, kui nüüd kuulajad on kuulanud ka episoodi, kus mina rääkisin enda tegemistest, siis ajalooliselt ju Cars & Coffee sai alguse samamoodi Tartust ja minu esimene kokkupuude seal oligi TRF 44-ga kui klubina ja see oli üks klubi, kellele mina vaatasin alt üles, sest nad ikkagi olid lahedad, sõitsid oma kleepsud autode peal ringi mööda Tartut ja kõik teadsid, kes need poisid on, et kuidas te sellest nii-öelda, te olete seotud ka selle Street.ee-ga, mis oli kunagi see päris see neljapäevakute tegemine ja Sippul ju vedas eest päris pikalt seda nii-öelda ka seda Cars & Coffee stiilis kohtumisi. Kuidas te sellest edasi jõudsite selleni, et hakkasite kiirendust korraldama ja nüüd on see Cars & Castle, mida te korraldate, kuidas te selleni jõudsite? Ega väga lihtsalt, tuleb midagi nagu ametlikku asja ka teha ja ajada ja tuleb ikkagi sellest, kuidas sulle öelda, nii-öelda justkui nagu mustast tänavakultuurist välja ka kasvada, et kogu aeg ei saa politseiga pahaks siis ka olla. Eks ta jäsjuke, Tartus muidugi oli ta lihtsam ka vist, Tartus see politsei ei olnud nii kuri kogu aeg. Mitte midagi ei ole lihtsalt. Siis, kui mina seal toimetasin, siis võrreldes Tallinnaga ikkagi seal politsei ikkagi oli märksa sõbralikum, sest seal vist seda subkultuuri nii palju all ei olnud, kui nagu praegu see ülemiste see nagu põks on, mis Tallinnas toimub, et see päris korralikult teeb teistele nagu tee väga-väga keeruliseks Tallinnas. No, ma ei tea, kuidas siin pealinnas on, aga nagu lõunas ikka, mida kaugemale Tartust jõuad, seda kurjemad politseinikud ilmselt on. Ehk siis võtame ümbruskonna sealt igasugused põlvad, Otepääd, Elvad, mis sinna allapoole jääb seal, ega väga nendega hea suhtlus ei ole olnud. Mida üldse vaja on, et ühte üritus siis korraldada just nagu nii-öelda lubade poole pealt ja kõige muu poole pealt, et näiteks keegi tahab alustada? Ausalt öeldes ilmselt väga head läbisaamist vallaga, kes siis emba kumba. Politseiga ka. Bussiliinid, bussifirmad. Ja kõik, mis ette jääb, kõik tuleb sirgeks rääkida. Mis on selle nagu kõige suuremad takistused tavaliselt? Üldjuhul tavaliselt on, mis meil ikka, siin pealinnas raha liigub ilmselt rohkem, aga lõunas on finantsiliselt nagu sponsorlust ka natukene raskem küsida. Muus osas saab kõigega hakkama. Väga tugev supporttiim on. Ja palju siis nii-öelda rahvas käib tavaliselt teil ühel üritusel, näiteks Cars & Castle? Alla 1000 pole läbi käinud. Et siis väga, väga edulisesti on näinud ja kiirendusega täpselt samamoodi. Aga mis toimub tavaliselt siis nii-öelda Cars & Castle üritusel? Ma vaatasin, et on küll autoshow'd vist on ju mingid, mida veel? Üldjuhul tavaliselt algab see kõik lihtsalt sellega, et publik tuleb sisse ja tutvub siis autodega, saab rahulikult tutvuda, vaadata, ilmselt küsida küsimusi ka autoomanikelt ja siis hakkame päevaprogrammiga pihta, et üldjuhul alustame limboga, siis keskel, mis meil on veel mingid cross-cardi showsid on olnud, siis on publikumänge on seal. Publikumängud on olnud. Sumpavõistlus nagu alati meil see klassikaline. Ref Battle. Ja mis meil ikka
lõpus on nagu ikka autasustamine ja afterparty. Mitte ükski pidu ei lõpe ilma afterpartita. Väga, see on nagu see asi, mida ma ka üritan nüüd rohkem sisse tuua, et inimesed ikkagi tahavad seda aftekat ka ja seda nagu möllu osa ka sinna lõppu, et kuna üritused ikkagi hoitakse võimalikult tsiviliseeritud, et seal nagu võimalikult vähe oleks seda möllu nende autode vahel. Aga kui me tuleme korra tagasi uuesti selle TRF 44 kui klubi juurde, mis teid teistest eristab? Autoklubisid Eestis on, no ikka on. Ma arvan, meie klubis on ilmselt see ühtekuuluvus, sest et meil on nagu ilma asjata ei ole nimes nagu Tartu Racing Family. Me oleme ikka väga perekondlik seltskond. Jah, olles ise teie pundiga päris lähedalt suhelnud ja hästi läbi saanud nagu aastaid siis, kui ma ise seal olin ja korraga klubi pika laua taga saanud istuda ja näha seda nagu dünaamikat, siis seda on päris kihvt vaadata. See on nagu see mentaliteet, mida väga paljud teised autoklubid võiksid endale ka üle kanda, et tehaksegi ikkagi asju koos. Aga see Racing Family juurest võttes ikkagi see racing on teie jaoks teema ja inimesed, kes on kiirendustel käinud, väga palju on teie enda inimesi, kes kiirendavad. Kas te tegelete mingite muude autosportidega ka lisaks kiirendusel? Kiirendus on teil vaieldamatult teistest kõige rohkem, on ju? Jah, kiirendus on nagu ilmselt kõige populaarsem meie seltskonna seas, aga meil on nii driftiga tegelevaid, rallikrossiga tegelevaid, Offroadiga on hakatud viimasel ajal tegelema nagu uljalt ja sealt tuleb lõbusaid hetki, ma olen kuulnud. Aga nagu areneme, kogu aeg oleme tegevuses. Palju teil kiirenduse sõiteid on pundis kokku? Oskad sa näili peast öelda või? Mina, Ketlin, Sipul, kui Rain. Ja praegu klubilistest rohkem nagu ei olegi. Meil on osad on ära läinud, osad on juurde tulnud. Värsket verd on alati vaja juurde tulla, sest muidu ei ole uudsust ka klubi elus. Ja vanad lähevad pereelude peale ja kasvavad välja mingis võtmes. Aga mida peab tegema, et siis teie klubisse saada? Oi, see on keeruline. Ma võin oma kogemusest kohe siia rääkida, sest mina olin ühe korra olukorras, kus mul oleks olnud võimalus liituda TRF-iga. Lõppkokkuvõttes otsustasime, et see ei ole kõige parem plaan, sellepärast et ma samal ajal edendasin enda autoklubi ja siis oleks väga keeruliseks läinud see asi. Aga oma kogemusest kui inimesest, kes tahtis saada sinna, siis ega see ei ole lihtsalt nii, et ma tahaks ka nüüd klubisse tulla, vaid ikkagi sa pead kõigepealt klubile ennast tõestama inimesena. Sa pead nende inimestega päriselt ka hästi läbi saama, ehk siis sealt tuleb see perementaliteet tuleb päris hästi mängu. Vähemalt minu puhul oli see see, mida ma tundsin. Ja siis üks hetk, kui lihtsalt Sipul ütles mulle, et nüüd on sul võimalus tulla istumega laua taha, siis oli see, kus klubi pidi ka su vastu võtma. Sest kui juba üks inimene on vastu, siis see asi ei tööta. Et see vähemalt minu kui nii-öelda potentsiaalsel liituja poolt oli see teekond, mille mina läbi tegin ja see ei käinud niimoodi kiiresti. Et see võttis ikkagi kuid võttis nagu seda tööd ja seda protsessi nagu. Et see pigem vist on teil rohkem dünaamiline kui see, et ma nüüd tahan klubisse tulla. Meil on jah, see peab ikka kokku kasvama, et alguses meil on nagu väga tugev support-tiim, kes ei olegi klubis, aga nad on väga aktiivsed abilised meil ja tihtipeale on see, et me väga aktiivseid tegelasi nopime ka sealt, kutsume ise sisse, kes on väga siuksed pädevad, kes on aktivistid ja kellel on mingi siuke väga hea nagu mõttetaip ja arenguplaanid nagu ka koos liikuda. Paljud tulevad ja lähevad ja ega me kunagi pole kedagi kõrvale jätnud, kes on abiks tahtnud jääda olla. Alati kirjutage, kui tahate koos teha midagi, no problem. Aga täitsa algusest rääkides veel korra, kas teil on täitsa algusest esimesi liikmeid veel alles ka või? Kes täitsa TRF-i asutasid? Jaa. Kes see TRF-i üldse asutajad on? Kõige esimesena olid Jaanus Joa, Mairolt Sipul, Ketlin oli. No Sipu on siiani alles. Sipu on siiani alles. Ketlin on alles. Ketlin on alles. Joa on praegu Vapse välismaal väga kaugel. Ta nagu ei ole päris aktiivne.
aga ta oli algusaastatel oli väga aktiivne, selles suhtes ta tegi ka suure töö ära. No ja Jaanus ju mingi hetk võrdus ju Street.ee-ga selles suhtes. Jaanus võrdus nagu üldse Lõuna-Eestiga. Ja nagu kui see, Lõuna-Eestis midagi toimus, siis oli teada, et Jaanus on seal taga. Paidest on, teed kriipsu peale, kõik mis lõunasse jääb, Jaanus teab. No. Ja, et selles suhtes mina olen ise nagu Jaanusega ka kokku puutunud, kui meil oli Tartus oli mingid küsimusi, siis Sipul alati ütles mulle hästi, et kirjuta Jaanusele, Jaanus teab. Ei olnud kunagi probleemi, kõik vastused said kätte. Vahet ei olnud, mis teemaga sa küsisid, kas sul oli vaja töökoda, kus autosid teha või sul oli vaja teada mingeid inimesi, Jaanus teadis. Ja, keegi teab kedagi, kes teab kedagi. Ja, et Jaanus on alati see, kes teab kedagi, kui ta ise isiklikult ei tea. Et selles suhtes see on minu jaoks on just nagu hästi imetlusväärne on see, et olles ise toimetanud nüüdseks siis 6 aastat, 7 aastat. No midagi sihukest, ma päris täpselt nüüd endal on ka juba järg käest ära läinud, kaua ma neid asju teinud olen, siis päris algsest pundist ei ole alles mitte kedagi peaaegu. Et noh, selles suhtes on ikkagi alt üles vaadata teie nagu pundile päris äge, et need ikkagi asutajad on siiamaani seal pundis. Et seda on nagu kihvt vaadata ja seda arengut, kuhu tegelikult TRF on nagu jõudnud. Aga see nagu Street.ee ja TRF, miks need asjad lahku läksid? Mingi hetk oligi ju, te ikkagi vedasite seda Street.ee asja ju. Vedasime küll, aga kuidagi oli vaja teha see samm edasi ametlikkude asjade suunas ja mingis võtmes on see, et Street siiski on siuke nagu rohkem nagu underground teema. Ta nagu jäi sinna, ütleme, tänavate peale rohkem ja TRF on siis nii-öelda väga-väga, ütleme, ametliku osapoole teostajana. Aga see on ka muidugi huvitav küsimus. Mina natukene tausta tean, aga kus see nimi tuli? TRF 44. No Tartu Racing Family ütleb ilusasti ära ja 44. number on siis tegelikult üks maantee ja... Kus see maantee on ja mis seal maantee peal tehti? Midagi ei tehtud, me lihtsalt mõtlesime, et kuna ta on siuke ajalooline maantee ja seal varasemalt on kunagi tehtud igasuguseid asju, siis mõtlesime, et me paneme selle nime sisse ja jätame justkui selle väikse undergroundi vürtsi sinna sisse. Kus see maantee täpselt on? Aga ma arvan, et jätame selle publikule kommentaaridesse arutluseks. See oleks väga hea, las otsivad 44. maanteed. Ka hea point, et kui leiate üles, kus see 44. maantee on, millest me räägime, siis pange alla kommentaariumisse see. Et see lugu on jah päris huvitav, mis seal taga tegelikult on, see nagu maantee lugu, et see mulle ka nagu kütkestas, kui ma esimest korda seda kuulsin ka aastaid tagasi, et kus see nimi üldse tulnud on, sest minu jaoks, TRF 44, ma kunagi ei süvenenud sellesse Tartu Racing Family nagu sinna taha, vaid minu jaoks oli lihtsalt 3 tähte ja 2 numbrit ja ma ei saanud kunagi aru, mis asi see on ja siis kui Sipul lõpuks võttis selle aja ja mulle lahti seletas selle, mis seal taga on, siis väga nagu kihvt lugu tegelikult, need nimelood on alati nagu lahedad minu jaoks olnud. Siis ma vaatasin, et üritasin nii Wikidest asjadest otsida, aga väga ei ole infot, et oleks hea, kui on Wiki lehel, mis TRF 44 on ju, ja siis on kõik need maanteelõigud ja nimekirjeldus asjad, et äkki see on üks mõte, kuhu poole midagi teha. Aga siiamaani käiks ju need vanad tegijad nii-öelda käivad seal. Aga kas see on siis nii-öelda siis pigem siis Streeti seltskond, kes seal... Ei, täitsa teine poolt. Okay, ja. Et need ei ole need refidoksijad seal parklas. Aga... oleme täheldanud, et nooremat põlvkonda kasvab ka väga peale, kellest ei tea me isegi mitte midagi. Ja vaatame vahepeal, et sõidad mööda, mõtled, tehakse midagi. Ise oled juba vana põhimõtteliselt, juukseid ka ei kasva, vaata põhimure, vaata, mõtled, et kurat, hakkad välja kasvama vaikselt. see ongi nagu kihvt tegelikult, et seda noort kontingenti tuleb peale ikkagi viitsitakse teha, et Tallinnas on põhiline mure on see, et need seltskonnad vahetuvad nii kiiresti, kes teevad ja tänu sellele ei teki mingit stabiilsust, on ju, ma ei tea, kuidas lõunas on. Lõunas on natukene rahulikum, sest et vaata, kuna rahvast ka ei ole nii palju ja aktiviste ka ei ole kõige rohkem just, siis ongi see, et pigem on see mingisuguse väiksema pundi hallata üldjuhul. No eks see loob vaata stabiilsuse ka selles keskkonnas küllaltki palju, et ma mäletan, kui meie hakkasime ju toimetama ja tegema seal, siis ega väga keegi kõrvalt mingit muud asja teha ei tahtnud, sellepärast et seltskond on sama,
rahvas on nagu tegelikult, seda on vähe seal, keda kaasata, on ju, ja kui üks juba korraldab, siis ega väga kõrvale ei hakata tegema midagi, et see loob selle vähe stabiilsema keskkonna. Jah, aga üldjuhul on tihtipeale ka väga hea point on lasta paljudel teha, sest et tihtipeale ise ei oska võib-olla asju paremini teha. Jaa, see on ka hea point just nendele, kes ise mõtlevad selle peale, et nad tahavad teha ja korraldada mingeid võib-olla väiksemaid miite või midagi, võtke ja tehke ära. Sest üks, et tekib seltskonda need inimesed, kellel on know-how'd ja kes aitavad nagu edasi arendada sama, nagu tekkis ju teiega, kui mina hakkasin tegema, mul oli 0 teadmist. Ja üks hetk oli teie punt mul ümber, kes nõu andis. Et sellest ju tegelikult hakkaski see Cars & Coffee kasvama ja edasi arenema tänu sellele, et tegelikult juhtusid seltskonda inimesed, kellel oli see teadmine, kes on need samad sammud ise juba läbi teinud. Et see just nagu alustajatele igal pool on tegelikult ülikasulik nagu know-how, mida nagu katsetada ja proovida. Jah, aga ega noored ja uued inimesed ka on innovaatilisemad, kui sa ise teed vana rasva pealt asju. No muidugi sa oled harjunud mingite vanade asjadega. Sa teed asja nii nagu on hea, vaata. Ja siis ei oskagi teisiti täpselt. Sa tead, et töötab. No. Aga tuleme tagasi selle Cars & Castle'i juurde. See on ju kohe-kohe, see on maikuu lõpus, on ju? Jah. Asukoht on üks asi, mis selle eriliseks teeb. Mis selle veel eriliseks teeb? Mis on see miski, mida mitte ühelgi teisel autoevendil ei ole? Esiteks kohale sõitmine. See on tihtipeale selle peale ei mõelda, aga väga suur point on sellele kohale sõitmisel. See asub kaugel. Tihtipeale rahvast kui autodega, aga hobiautodega, et inimesed võib-olla Tallinnast väga sinna Sangastesse, väga sinna lõuna otsa punkti ei taha tulla, aga tegelikult on see, et okei, teil on siin 4-realine Paideni, pärast hakkab 3-realised pihta Tartuni, aga mitte kaugemale te sõidate, seda kitsamad ja kurvilisemad need teed on, minge ja käige läbi. Proovigi need metsaradu läbi sõita, mis seal on. Seal teed ei ole katki ja kruusateid meil ei ole. Meil on asfaltkattega teid, aga lihtsalt need kurvid, mida teil siin ei ole, te siin olete harjunud laugete maanteede peal sõitma. See journey jah, on gift sinna. Mõtlengi, aga kas teil ei ole mingit ala kindel punt, kes Tallinnast tuleb või mingi seltskond, kes hakkab Tallinnast tulema, et äkki neil on võimalik koos tulla, mis käiaksegi ju Tallinnast samamoodi. Luuaksegi pundid kokku vaata ja tullaksegi ka puntidega, aga me ise nagu pole kuidagi ka tulnud ekstra Tallinnasse selle jaoks, et võtta kolonn ja tagasi Sangastesse sõita, see on nagu... No, see on muidugi juhul siis, kui teil on endal mingi inimene siin, kes Tallinnas on ja on tulemas, siis saab ju võtta kellegi, kes veab seda kolonni. Et me võiks ise minna ju pundiga kohale. Ja siis oleme kõik ilmast jälle ja mingi jah. No aga see 250 kilomeetrit, mis läbi sõidetakse, teil on, siin võib lauspadukat sadada ja meil võib seal kirvas päike olla. Ja see ongi nagu, see minu arust on ka gift just nende nagu teise Eesti otsa autoüritustele minekute puhul on see, et hommikul paned Tallinnas auto käima, esiklaas on jääs ja jõuad Lõuna-Eestisse kohale, võid lühikeste pükstega autost välja astuda, et selles suhtes on Lõunas gift. Peaks soojam olema. Jaa. Aga samas ma olen kuulnud, et Lõuna-Eestis pidi olema külmem, sest see on Põhja-Lätile lähemal. Nii et võta sa kinni, mis see õige siis on. Sommid jah, ilma asjata ütle teie Tallinna kohta ka Edala Helsingi vaata. Jah, just. Aga nüüd ütleme nii, et plaanin tulla siis on ju. Mis mind seal ees ootab? Ees ootab, nagu oleme siin juba läbi ütlenud ka, põhimõtteliselt ega see ongi päevaplaan enamjaolt, et suures laastus kella 1 hakkavad juba kõik autod peaks olema enam-vähem kohal. Me oleme need ära paigutanud, siis hakkavad kuskil sealt tunnikese pärast hakkab limbo meil pihta, ta on väga vaatemänguline, sest et isegi mingi Jaguari on lastud nii madalaks õhuga, et see lihtsalt on nagu teehöövel seal meil. Laseb seal teed sirgu, et teised madalamad autod saaksid läbi sõita. On isegi lapse autosid on läbi sõitnud. Seal üks aktivist pereisa pani oma lapse puldi autoga sõitma ja peaaegu pani kinni, aga üks MR2 oli tunduvalt madalam kui see laps oma autogana. Ja siis on meil crosskardid olid eelmine aasta. See aasta neid küll ei ole, aga meil on siuke asi nagu SPL üritus, et meil tulevad heliautod see aasta. Siis ma ilmselt arvan, et heliautod mahuvad sinna kuskil vahele. Ja peale seda tuleb meie klassikaline Rev Battle. Saab sumpast leiki ja plärtsumist ja kärtsumist ja mürtsumist kuulata ja kes, kellel, millel, kuidas seadistatud autod on. Siis on ilmselt autasustamine ja
seal ka saab tegelikult natukene nalja ja show'd ja siis on afterparty. Kes see aasta afterpartil esinevad? Ütleme siis main üritaja ära, siis on see, et rahapesukarud tulevad tagasi. Siis on meil Paha laps ja Bossu. Räpipunt, üks Otepää räpipunt on väga tublid, väga head mussi teevad. Keegi pole kuulnud, aga ülibänger mussi teevad. Ja meil on mõned DJ-d ka, ega meil nii muusikavaised ka ei ole. Keegi peab plaati ka keerutama. Aga palju osavõtjaid on nagu autode poolest just? Palju kohale tuleb? Keskelt läbi on 150, 170, on siuke tipp olnud kuskil, aga alla mingi 140 auto meil väga pole olnud üritusel. Okay. Ja kuidas teil toitlustamine on seal? Toitlustamine meil pakub Ringtall, siis on meil Lossil oli endal ka paar tükki, et kõige igale maitsel leiab purksist kõigeni, šnitzlipraeni, mida iganes, ilmselt mulgi kapsast saab ka. Kuuled? Seal saab süüa. Vaat niimoodi tehakse asja. Mis asja? Meil on ka korralikult toitlustus kohal, ära üldse hakka, no. Meil on ka hooaja avamised 4 erinevad. Sangastega kokku rääkida, äkki saate normaalsed toitlustajad endale. ja sangastest tulevad teevad süüa, jumala hea plaan. Või siis teine võimalus on see, et üritus on Tallinnas, aga toit on Sangastes. Et tead ise järgi käima või? Käid ise järgi ära, saadki nautida neid kurvilisi teid ka, noh. Hoopis teine tase üritust nagu. Aga äkki on mõttekas Bolt tellida. Ka variant. Kamba peale tellid ja toovad kohale. Jah. Sai pärast vaatad, kuidas Hyundai Getsi rida lihtsalt paneb Sangastesse tagasi. Aga palju pealtvaataja pilet maksab, kui pealtvaataja nüüd tahab tulla sinna? Pealtvaataja on meil niimoodi, et näitusel on 10 ja afterparty on eraldi 15. Okay. Aga saab ka kombopiletit osta, mis oli 20 vist. Okei, ehk siis kui ma tulen ja ostan enda selle pealtvaataja pileti show'le, siis õhtusele programmile ma sellega ei saa, ja? Ei, aga kui sa kombopileti ostad, mis on soodsam, siis tollele sa saad. Okei. Aga teil on ka, ma olen vaadanud nagu läbivalt, kui me siin ikkagi võrdleme mingite Street Race hooaja avamist ja kõige muuga, nagu piletid on ka jäänud võrdlemisi ikkagi taskukohaseks, pealtvaatajale 10 koos kontserdiga 20 on ju. Miks te pileti hindu tõstnud ei ole? Me oleme autokultuuri edendajad, olgugi, et me teeme võib-olla ise enda naha ja kannatuste pealt nii-öelda, aga me tahame kultuuri edendada siiski. Ja tihti peal on see, et sa teed kogusega rohkem ära, kui sa teed selle kasumiga. Tõsi, olen ise seda näinud, et kui pileti hind on ikkagi mõistlik, siis sul tuleb massi rohkem ja päeva lõpus sa tuled ikkagi võib-olla nulli või isegi plussi tänu sellele, et sul käib rohkem rahvast läbi ja päeva lõpus see impact on suurem, mida sa nagu inimestele annad ja nagu juurde annad sellesse kommuuni. Et see on cool, seda on just nagu lahe mulle endale ise korraldajana vaadata, et on veel neid tegijaid Eestis, kes hoiavad selle pileti hinna ikkagi ka madalal, sest vastasel juhul, kui kõik ikkagi juba hindu tõstma hakkavad, siis see surve et läheb nii suureks, et tekib küsimus, et aga miks meil pileti hinnad madalad on, et kas me oleme siis nii palju kehvemad, no tegelikult ei ole ju, lihtsalt eesmärk on hoopis teine. No ja perevaate aspektis on ka ju hea, et kuni 12-aastased on alati tasuta. Aga kui kaua teil see nii-öelda ettevalmistus nii-öelda just käib, et teil on olnud kindlasti hooaeg on ju, ja see on hooaja väline aeg on ju, mis hetkel te hakkate planeerima siis ma ei tea, selle siis suve üritusi? Üldjuhul on meil niimoodi, et kuna meil peale Carson Castlit on ka üks kirjandusetapp ära korraldada, siis meil on see, et seal on üks väike pingutus veel ja siis peale seda on meil väike paus, teeme supporttiimile väiksed suvepäevad ära. Ja ega peale suvepäevi peabki juba vaikselt uuesti ärkama, ega see maha ei tohi küll rahuneda. Seal ei ole aega, lõpus seal läheb nii kiireks ära. Mida varem alustad, seda lihtsam pärast on. Aga palju teid seal, ütleme, Carson Castli ja korralduspundis on? Kogu klubi on ikkagi kaasatud või on mingid kindlad inimesed, kellel on nagu kandvamad rollid? No klubi liikmeid on meil hetkel 14. Kui ma viimati kord lugesin, et meil on siiski suht suur klubi. Support-tiim on vast korda 2 äkki või, et keskelt läbi kuskil 30-40 inimesega teeme üritus ära. Ja siis on nagu see, et meil nagu kõik ei tule, meil on nagu üldchat, sealt saab ära lugeda, palju inimesi on, aga jah,
kiirendus on natuke rohkem inimesi, sest et seal nagu aktiviste Tartu kohalik on rohkem. See on ikka väga suur number, ma vaatan ja imestan, me teeme 8-ga ära kõik need üritused, mis meil on, et mõnikord on mingi 2-3 inimest lisaks abis, aga jämedalt 10 inimesega teed ära ja pead ka hakkama saama, et ikkagi kõva punt on koos, No Sangaste lossiala ka nagu tegelikult on päris suur, sul peab olema kuskil mingid vaatlejad, turvajaid, ka silma pealhoidjaid ja nii edasi, et seal lapsi on palju ja nii edasi, et nagu puhtalt 8 inimesega sa seda ära ei handli. Kiirendus on juba eelnev päev juba hakkab. Jaa, kiirendus on juba eelnev päev. Sangastega see aasta tuleb ka eelnev päev tööd ära teha, sest et lava on vaja püsti panna, murru vaja on ära niita, siis on kõikidele silmale ka ilusam. Eks see eeltöö on tegelikult see ju, mida inimesed ei näe, nemad ju tulevad kohale, panevad oma auto paika, sa juba ütlesid, lava on vaja üles panna, muru on vaja ära niita, mis te veel seal teete ette ära nagu, mis on kindlalt vaja teha enne üritust, kui me räägime Sangastest siis praegusel hetkel? Praegusel hetkel ega ei olegi midagi ära teha vaja, meil on kõik ära tehtud. Kasta jah? No kastmine see on jah, see on nagu lihtne. Sellega Rain tegeleb, Rain on meil pädev kastja, tal paar aastat on juba kastnud. Vanem kastja, jah? Vanem kastja. Tal on see käpas ja tõmbab ühe tiiru ära seal kästli selle väiksel pinnase sõidul ja enam ei tolmuta. Et see eeltöö on just see, mida... Aga ta ei ole eeltöö, ta on nagu samal ajal põhimõtteliselt, et muidu kui eeltööna ära teed, siis järgmiseks päevaks juba kuivab ära. Ja, seda küll, jah. Et meil on kõik asjad ka jooksvalt käigu pealt. Mingeid asju ära ka ei planeeri. Tuleb iseloomuga ära täita. Aga kui saladus ei ole palju käsli korraldamine suurusjärk, mis sellise mastaabiga ürituse korraldamine maksma läheb? Saladus. Okei, ma arvasin, et on saladus. Rahast ei ilus rääkida. Ja ei, ma lihtsalt huvi pärast tahtsin teada, et mis siuke üritus korraldajale maksu võib minna. Aga teil on juubeliaasta ka, on ju? Meil on juubeliaasta, sellepärast meil ka afterparty on. Kaua te teinud olete siis 5 või? 5 aastat. Kiirendusega täpselt samamoodi. Aga kiirenduse juurde jõudes, see on ikkagi kiirenduskalendris üks, vähemalt minu arvates üks ägedamaid etappe, sest see on ju päris tänava peal, on ju? Ta on ainukene ja ta ongi tänava peal, sest et ülejäänud kõik on lennuväljal. Aga kuidas te nagu selleni jõudsite, et te selle loa üldse saite seal teha, sest ega see ei ole väike maante, kus peal te teete, see on ikkagi päris korralik tugimaante, kus peal tehakse seda kiirendust. Ta on 4-realine Tartu-Räpina maante algus ja lihtsalt on see, et kuna kiirendusalaliit on seda varem korraldanud Edra, siis me võtsime kuidagi selle asja mitte üle just, aga nad on pakkunud meile variante, et nad tehke, proovige. Andsid meile võimaluse ja ega me ei võtnud seda niimoodi, et kas me saame hakkama. Me saame küll hakkama. Ja tuleb välja, et juba mitu aastat saame päris hästi hakkama ja rahvas käib ja rahvas edulisesti tuleb ja... Aga kui te ise seda korraldate, kas te saate ise sõita ka selle etapil või pigem ei jõua ise starti? Miks? Ega meil on niimoodi, et ega korralduse ja teostamise teeme hommikul ära ja ise lähme oma pulti ja sõidame ära. Punt on ju suur, supportitiim on ka hea. No jah, teid on nii palju, selles suhtes on hea, et see jätab ikkagi võimaluse ise ka osaleda just nagu sellistel võistlustel ka, et see on nagu väga tuus. Tegelikult see kontseptuaalselt on ka lahe ja seda on kihvt vaadata seal maante peal, et kui ise oled seda maanteed niisama nagu sõitnud, siis see ka väga ei kujuta ette seal maante peal sõites, et korra aastas siin on nagu väga korralikud kiirenduspillid ja sõidavad etappi kaasa. Kõige hullem selle asja juures on see, et kus veel tänaval lubatakse sõita niimoodi, et 70 alas sul on nagu stardist juba valgusvoorini juba sama kiirus. Et sul on nagu korraks stardid ja siis sul lastakse ja lubatakse ikka veel edasi vajutada. Et see ametliku kiirendusvõistluse võlu ongi see, et sa saad linna vahel ka korraks jala sirgu lasta. Aga mis autoga ise sõidad? Tuaregi. See on siuke... Ma ei oodanud seda praegu. See on siuke ehitusmehe vaib või? Aga olengi ehitaja. Okay, kusagilt tuleb sissetulek ära ka teenida. Siis käib kokku. Aga muidu jah, kahjuks eraelulistel sunniviisilistel olekutel on hobisõiduk on juba mingi 3. aastat vist pukkidel äkki. Aga mis see hobisõiduk on, mis pukkidel on? 36 kupee V8 turbokat teitan, aga
see ehitus nagu on palju öeldud. Tasa ja targu teen. No aga kuhu sul kiiret? Kiiret ei ole. Kiirest saab sõita pärast. Ja kas sina sõidad ka või? Või mina seda kiirelt, ei seda. Aga me rääkisime korra sellest kogukonna nagu arendamisest ja kõigest sellest. Mis te ise tunnete, mis selles autokommuunis või kogukonnas on midagi, mis Eestis vajaks eriti tähelepanu, mis puudu on? Mida võiks rohkem olla tegelikult selles autokogukonnas? See on nii laialdane kuidagi, siin neid aspekte on ka kuidagi palju ja ei oska öelda. No, aga millest ise puudust tunnete? Viha ju kõigi autoomanike vahel nagu otseselt ei ole, kui hobisõidukitest räägime. Tänavasõidust, kes neid ikka road rage juhtub, vaata, siin neid nii gruppe vaata, et siis on naljakas ja aga hobisõidukite vahel, ma ei tea, kas ei ole ju mingitsuguseid vastasseise ja siukseid ju. Kõik tahavad kuidagi koostööd teha ja kõik tahavad kuidagi valguses paista ja kõik, kes vähegi kirjutavad, kõigile oleme võimalus andnud tegelikult ju. Aga teie eesmärk seda kogukonda kasvatada on ju, selles suhtes on kihvt, ka mina võtsin sealt malli, et seda kogukonda kasvatada ka põhja pool on ju, et lõunas on asjalikud vennad, kes seda teevad. Aga Eestis näiteks, kui te saaksite valida ükskõik kelle sündmuskorraldajatest, kellega teha koos üks üritus, kes see oleks? Sa mõtled nüüd klubilisi, autoklubisid või kuidas? Autoklubisi või korraldajaid, noh meil ei ole ju kõik, kes korraldavad, ei ole ju alati autoklubid, mõni on lihtsalt mingi seltskond noori, kes on endal mingi nime pannud ja teevad autoüritusi, noh näiteks autokultuur näiteks, kes teeb Raasillat, neil ei ole ju autoklubi kui sellist. Seda küll, aga jällegi autoklubidest me ei teagi, kellelt me saaks mingit asja võtta, me oleme justkui nagu... Me ei tahaks öelda, et esiisad mingitel asjadel, aga me oleme kõige esimesed võib-olla, kes üldse kuidagi hakkasid midagi tegema, näituse mõttes, ka seal Ermidaga, kui alguses oli, aga võib-olla korraldajatest võib-olla oskaks öelda, kes kiirendustel asjadel, siis võib-olla Speedest äkki, Speedest ju on kas 98. või 99. aastast alates kiirendusi korraldanud. Kõige pikem ajalooga kiirenduste korraldaja Eestis. Seal nagu Aivo Halanurm ja Kaupo Koruvard ja no, võiks ju midagi koostööd ka teha kunagi. Ja uuesti Lasnamäe kanalis. Jaa. See oleks kõva, kui Lasnamäe kanalist oleks sellest nagu kõik räägivad, aga mitte keegi nagu kuidagi ei lubana. Millegi pärast mul on tunne, et TRF peab kätte võtma ja tulema ära tegema selle siin ka. Meil on juba vaata 4-realistel kogemusi vaata. Ja te teate, kuidas suurte maanteede peal tehakse ja seal on ju kõige suurem boonus. Seal on veel laiem. Seal on rohkem ruumi. Rohkem ruumi on küll, aga... Ja kõrgemad seinad on ka, kui lappama läheb, et selles suhtes välja ei lenda kausist. Ja ilmselt nagu, täpselt nagu teekattega ka, siis on kõik rööpas, vaata, ei pea roolima ka, saad rahulikult sirgelt ära sõita. Lähed nagu mööda rööpaid, nagu trammiga läheks. Hoia lihtsalt peal ja läheb. Turbatrammiga. Ja lauluväljakuni välja. Täpselt. Aga kas keegi on praegu üldse nagu uurinud selle kohta uuesti, et mis peaks tegema, et seal korraldada seda üritust? Ma arvan, terve riigi võimuladvik tuleks ära vahetada. Siis on võimalus või? No ma ei tea, meil ei ole väga palju võimalusi, kui meil Tallinn-Tartu maantee ikka veel on osati 4-realine, 3-realine ja lõpus jälle 2-realine. See on häbi. Te vaata planeerima seda niimoodi, et täpselt enne valimisi oleks siis see vaata, sündmus, siis saab keegi tulla linti lõikama, taktikaliselt mängima seda. Revolutsiooni on vaja. Me nagu mitte seda, et meil nagu teisi võõrvõime vaja oleks siia nagu teistest riikidest, aga lihtsalt revolutsiooni on küll vaja. Ja midagi seal tasandil peab muutuma, et see autovaen otsa saaks, sest tegelikult päris korralikult ju riik pärsib seda hobiautondust ja üldse seda autokultuuri oma seaduste ja mingite väljamõeldestega. Aga kui me räägime veidi natukene teie sellest sisekliimast ka, selles suhtes on kihvt vaadata teid kõrvalt see, kuidas see punt kokku hoiab. Kuidas te seda hoiate nii, et päriselt liikmed hoiavadki kokku, neil on see tugev side ja see racing family mentaliteet säilib. Mida teete selleks, et see punt koos püsiks? Saladus. Jälle saladus. Ei mis ma ütlen sulle, see on ausalt, see on...
klubipäevad, need peavad väga olema, sest support tiim peab ka tänatud olema ja ma ei tea, me lihtsalt oleme sellised. Aga te teate ju kõik, või noh, suurem enamus teab üksteist ikkagi ka pikki aastaid ju enne DRF-i juba ju tunnete üksteist. Enne kui klubissegi sisseastumist ma teadsin inimesi vast mingi 10 aastat osasid, siis on nagu see, et nüüd hakkad kui arvutama, siis mis ma teab, 15 aastat teab äkki 11 või osasid. See on nagu päris suur number. No see on kindlasti üks asi, mis mängib rolli selles, et teil see punt suudab kokku hoida ja see punt nagu püsib koos, et see nagu kindlasti, aga te olete päris suure töö Lõuna-Eestis ära teinud, nii rajanud teed kõigile teistele tegelikult, sest saan ka mina öelda, et kui oleks olnud Street.ee ja DRF-i punti enne mind Lõunas, siis ei oleks mina ka kuhugi jõudnud, sellepärast, et tegelikult soodsad tingimused selleks olid loodud ja see support ka teie poolt oli väga kõva, mis aitas nagu luua. Mis on need mingid asjad, mis te tahate veel autokultuuris ära teha? Mingid verstapostid, kuhu või noh, mingid linnukesed, mida tahaks veel tõmmata listi ära, et see on ka nüüd tehtud ja saategi öelda, et elutöö on tehtud autokultuuris. Ei teagi. Unistus oleks võib-olla kunagi äkki kiirendusrada võib-olla kuidagi siiski Eestisse ära tekitada. Sest et lennuväljadel ju sõidama, aga see aasta muidugi tegid suur punt inimesi väga ilusa töö ära seal betooni peal, mis Haapsalus toimub. Et nüüd on rada väidetavalt sirge ja tehakse ilus prep ka sinna ära ja rootslaste poolt ja saab see aasta väga ilusaid numbreid ilmselt sõita. No see on jah, ma olen ka hoidnud silma peal sellest, mis seal Kiltsil nagu toimub ja juba eelmine aasta ju tegelikult ju lifiti esimest korda ja tehti korralik prep alla, on ju, see aasta võeti see veel suuremalt ette ja suuresti tänu toetajatele ju see, kellelt ka väga suur osa raha tuli, et seda üldse teha. Aga kui teha kiirendusrada, kuhu kohta Eestis kiirendusrada teha tuleks? Tegelikult on neid kohti, ma arvan, ilmselt on. Ma arvan, see võiks olla mingi läbirääkimiste küsimus, näiteks Pärnu lennuväli on praegu ju küsimus all ju. Seal tegelikult oleks võimalik teha, aga kas linnavõimud annavad? Ja eks see on alati see. Müratasega oleks ka seal kuidagi asi ära lahendatud, sest ta on kunagi olnud tegev lennuväli ja seal Audru ringrada, mis on praegu Porsche ringi nime. Ja Porsche ring, jah. No, kõik müra asjad, kõik on olemas ju tegelikult, tehke ära, no. See oleks, ma arvan, kui sinna Pärnu lennuväljale hea rada ära teha, sinna kõrvalegi tagasisõiduraja peale või kuhu iganes kuidagi ära teha, siis mis meil siin rajadega on päris kitsas ju. Baltikumis ei ole mitte ühtegi. Soomes vist on lähimad, on ju? Soomes ei ole ju otseselt, Soomes sõidavad ka lennuväljal, Alastaro pandi kinni ju. Ja. Siis on Rootsis on ilmselt Tirp ainukene ja ma ei tea Norras, kuidas see seis on. Meil oleks siin kiirenduse turismi oleks väga hea süstunud ju. Ja päris korralikult paremaks saaks seadistada ka ju Eestis autosid praegu, kui tahad raja peal seadistada, mis kõige lähem koht on, kus käiakse. Tirp ilmselt. Andres Arnover ilmselt seal sõidab mingisugused rekordilaadseid asju. Et noh, selles suhtes. Ja Inglismaal ju Santapoodis ta sõitis ju Euroopa rekordi ära. Ja, just. Et noh, see on kindlasti ka ise olen rääkinud erinevate kiirendusega tegelejatega nii teie pundist kui ka Harri ja raketibaasi omadega, et tegelikult see on see üks asi, mis on Eestis nagu puudu, ongi see kiirenduse rada ja see, mis oleks nagu päris statsionaarselt olemas, et sa saadki käia ja vajadusel seal seadistada ja teha ja testida ja jälle ehitada ja et olekski koht, kus tegelikult see sest Eesti mehed ja naised tegelikult on kiired ju, kui me võtame nagu ajad ja lõppkiirused lahti, siis tegelikult meil on väga palju kiireid inimesi. Ei on, aga jällegi väga must maa on ka ütleme Venemaa ja Valgevene ju, ega seal on ka osalejad olemas, seal on ka kiireid sõidukeid, aga noh, maailmakord on selline nagu ta on. Ja geopoliitiline seisukord ei lase vist väga liikuma. Jah, aga kui äkki tuleb kunagi, kui hakkame sõbrutsema äkki rohkem ja poliitikud teeksid oma tööd ära ilusasti, siis äkki tuleksid sõprusrahvad sealt teiselt poolt ka sõitma meie juurde. Sest ega neil ka ei ole radasid. Nad sõidavad täpselt samamoodi lennuväljad. Aga mõtlen seda, et näiteks
trackiga on praegu nagu raske, või nii-öelda saab tehtud, aga noh, tingimused võiks paremad olla. Aga mis meil on head? Meil on ju metsasid palju. Miks mitte ei ole kaarsend mingi forest või kaarsend maad või noh, äkki on see, et vaata mingi omale lisaasi sinna juurde panna. Kurat, sirget mudarada või mingit siukest asja nagu väga ei sõida ju. No, aga mõtle, kui ütlesid just, et on hakanud offroad on hakanud nagu menukamaks minema teil see seltskonnas, siis võib-olla on see kuskil. Offroadis seal on ju kuidas, seal on ju vist rohkem orienteerumine on ju, seal ei ole päris siukest mingi kiiruse ja selle peale sõitu. Veoki siis nii-öelda standard. No ongi radad kessusõit ja vintsimised möllud ja aga millal DRF teeb oma offroadi sarja? Offroadi sarja me vaevalt teeme, aga offroadi tiimi võime täitsa välja panna varsti, ma arvan. Meil siin entusiasti on. Meil on ka... Jagub. Mõni tuleb varsti vast. Sipul ise tuleb oma jebiga välja. Ja kogu aeg vaatad, siis Sipul on jälle kuskil nädalavahetusel mudas ja siis pärast vingub, et külm ja märg oli. Ja siis on auto katki. Must ja. Aga noh, kõik, mis katki läheb, saab alati korda. Peasid ise ei lähe. Jah, aga no ma olen endast palju nagu selle teiega võrdluses rääkinud, aga kas te teate ise niimoodi, kui palju te ise olete inspireerinud enda tegevusega mingeid alustavaid korraldajaid, kas te olete kellegile nagu tuuletiibadesse lükanud ise ka? Ma arvan, sa oledki ainukene näide võib-olla. Ainuke eksemplar, kes välja tuli. Jah, kes läks pealinna suurte rahade järgi, aga me ei oska nagu niimoodi öelda, kellele me oleme inspiratsiooniks olnud. Ja aga üks aasta oli mingi Võrust mingi kutt, vaata. Kunagi mäletan kuskilt. Aga see tema on nagu kadunud siis nüüd, jah? Minu aasta oli eelmine aasta, et küsis nõu ja üritas midagi korraldada seal, aga ei kujuta ette, mis sellest saanud. Aga mõtlen, okei, siis kui seda pidi oskada, aga teistpidi, siis näiteks kelle poole te ise vaatate? Või mis üritused on siuksed, et nemad teevad ägedalt, võiks sealt midagi snitti võtta või noh? Kuna need üritused on üldjuhul suht samade ehitustega kuidagi, siis me oleme kuidagi samade võib-olla challenge'ite ja asjadega kõik kuidagi ühe plangu peal. Aga me võtame teistelt ka niši, me vaatame, kuidas teised paremini oskavad teha, kuidas me saaksime innovatiivsemad olla, parandada ennast, võib-olla teised teevad kuidagi suurejoonelisemalt, kuidagi suudavad selle asja nagu paremini üles ehitada, läbi viia, ja ka see kõik loeb väga palju rolli. Ise panen ka asju kõrva taha, sest et õhtu võib nii-öelda päevajuht olen siiski mina, viimane paar aastat on või aasta, jah. Aga oskad sa öelda mingit üritust, milles sa oled snitti võtnud nii-öelda või mida sa oled vaadanud, et just... Ei oska, tuleb vaikus siin. Ma olen nagu käinud nagu paljudel üritusel viimane kord väga huvitava kontseptsiooniga oli Stansest. See, kui nad seal... Krulli kvartalis. Ja need hooned seal ja kuidas see kõik autoasetused ja asjad ja varjud, kuidas varjud tulevad seal akendest sisse ja kuidas autode peale langevad, see on nagu näitas teistmoodi kuidagi või teisest valgusest seda, et just kui nagu vaatad puhas taevas kõik on, astud hoonesse sisse, korraks on siuke tume, astud edasi ja siis valgus paistab kuskilt läbi, et too nagu oli omamoodi. Aga ilmselt esimene ja viimane kord, kui sellises kohas autod lubatud on? No, ju siis oli ainu kord, kui sai seda vaadata ja olla ja teha. Aga kas välismaal on mõni selline sündmus, mis vaatad, et võt seal teevad lahedalt asja, et oleks Eestis ka võimalus teeks samamoodi? No ma ei tea, kas meil ultrareisi laadset asja lubatakse kuskil Sportland Arenal ära teha või midagi? Lubatakse, ma võin sulle pärast öelda, kui palju maksab. Küsisime ise selle jaoks, et Talle Kokk Arenal teha nagu ultrareisi laadset näitust. Muru kinni katmine maksab nii palju, et paha hakkab. Muru kinni katmine on mingi 10 kilo on ainuüksi see, et nad panevad plaadid maha ja katavad selle päris muru kinni, see on ju päris muru staadion. Äkki mõttekas Driftmasteris ja laadset asja läbi suruda. Ja siis paneme asfalti maha, palju lihtsam. Täpselt.
et selles suhtes kindlasti see oleks võimalik, aga põhimõtteliselt meil on ju täpselt ainult üks selline areen, kus sükest asja teha sellelaadsest, kui tahta nagu nii-öelda staadionil teha, eks noh, Unibet Arenal saaks teha ka midagi sarnast, aga ega neid suuri halle või selliseid staadioneid kui selliseid väga ei ole, jah. Kalevi staadionil täpselt samamoodi staadioni kinnikatmine maksab raha ja sinna nad ei taha autosid lubada, sest äkki lekivad, olen selle tee juba läbi käinud. Ja mõtlen, aga just ongi, seal on tegelikult on ilus ring, vaata ümber selle staadioni. Ja jooksuraja peale nad ei taha lubada. Aga iga staadionil on ring, vaata, aga noh, päris ringrada seal ei sõida või mingit NASCARi, vaata, et kogu aeg vasakkurv. Et eks neid kohti kindlasti on Eestis, kus teha ultraessilaadset asja, aga no selleks peab Losse veel Eestis on. Et kui meil kunagi tuleb mingi sangastega, ütleme, mingisugune blok peale või veel midagi ja vaja kuidagi samm edasi teha, siis ma arvan, me leiame mingi alternatiivi ka. Aga te korraldategi ju tegelikult aasta jooksul 2 üritust. Miks te rohkem ei tee? Meil on kavas olnud ja mõtteis olnud ka hooaja lõpetamist kusagil teha. Aga kuidagi on see asi jäänud niimoodi, et suvi väsitab nii ära nende autoürituste rohkusega, et kui kõik läbi käid veel, tahad kuskilt mingit niši võtta ja asju, siis hooaja lõpuks nagu vaatad, aga ega keegi väga hooaja lõppu, kui lihtsalt kruiisi võib-olla korraldavad, aga siukest suurejoonelist hooaja lõppu, kui Eestis ei ole seda, me ei ole kuskilt nagu... Ei ole veel seda sammu võtnud, aga pole midagi välistatud. Ma mõtlen just, aga äkki ideena mitme siis klubiga või siis nii-öelda korraldajaga koos teha äkki siuke suurejooneline hooaja lõpetamine? Kunagi oli Lõuna-Eestis, oli ju Lõuna-Eesti Street Race hooaja avamine ja lõpetamine, oli ju iga aasta oli ju. Täpselt samamoodi ju iga aasta tehti nii avamine kui lõpetamine suurejooneliselt. Kuhu see kadunud on? Majad on ehitatud sinna kohta. Jah, mine proovi Vahile või Raadile kuskile mingit asja kokku ajada. Kohe üksikud peremad ja kõik muud pensionärid helistavad ja ütlevad, see on vanadekodu nüüd ja lasteaed ja mida sa korraldad seal? Kuhu, mis sketši või mida? Nüüd avati vanadekodu ka seal. Jah. Pole nii... Seal isegi autoturg on liigutatud, proovi seda teha, see on ka linnavõimudel kuidagi läbi hambakriigina ära tehtud. Et jah, aga palju on üldse Tartus selliseid kohti, kus sükest asja teha annaks? Jõe Prisma parkla ja Street Race hooaja avamine. Ma arvan, see Prisma omanikud ei ole väga õnnelikud. Aga üle tee on ka see parkla, kus kunagi koguneti ju neljapäeviti. No jah, aga sinna tekib ainult takistusi juurde, alates märkidest kuni nende munakateni ja asjadeni. Muidugi meil on pädevaid inimesi olnud, kes on suutnud need munakate vahel ka drifti ja külksi lasta, et kas või jah. Olen isegi näinud, kuidas seal blokkide vahel lastakse. Nimepidi ei hakka inimesi nimetama, aga väga muljetavaldav oli. Aga kui me rääkisime nagu korra sellest kontseptsioonist, et võib-olla kellegiga koos teha, siis kellega te praegusel hetkel koostööd teete? Street.ee kui selline platvorm, see on ju ikkagi suuresti teie oma, aga te teete sellega koostööd, on ju. Kas on veel kedagi, kas siis klubi või mõnda platvormi, kellega te koos veel teete koostööd praegusel hetkel? Te ju kutsusite meid podcasti tegema, et te olete väga ise aktivistid olnud, et ega me ju kuskil kätte ette ei pane. Kõik, kes on kutsunud, kes kõik, kuhu ütlevad tulla, me oleme üritanud tulla ja oma näoga väike see reklaami ära teha ja kuidagi abiks ka olla teile saate sisustamisel ja asjadel. Teate, enne kui ma küsisin teie käest selle küsimuse, et mis Eesti autokultuuris puudu on, siis sa ütlesid, et vihavaenu otseselt ei ole klubide vahel või mingite seltskondade vahel on ju, ja tehakse koostööd, aga minu enda isiklik arvamus on see, et ei tehta koostööd. Tegelikult kõik tahavad oma asja ajada, aga keegi vihavaenlane ei ole. Ja vihavaenu ei ole, aga vähemalt minu enda nagu arvamus on see, et tegelikult võiks ju
Eesti autokultuur edeneks palju paremini, kui tegelikult klubid istuksid kas või korra aastas ühe laua taha ja räägiksid läbi, kes mida teeb, kellel on mingid ideid, kellel on mingid murekohad. Sest nagu sa ütlesid, sponsorite saamine teil Lõuna-Eestis väga palju keerulisem kui Tallinnas on ju. Samamoodi, miks mitte miks ei võiks olla DRF see, kes teeb selle sammu ja toob need inimesed laua taha. Seda ideed on ju põrgatatud igal pool. Väga paljud inimesed on seda ideed põrgatanud. Mina olen seda ideed rääkinud, on kunagi Sipul seda ideed rääkinud, et panna pika laua taha korraldajad. Tallinnas on veel neid inimesi, kes on selle peale mõelnud. Miks seda päriselt ära ei tehta? Sipul oli kunagi väga entusiastlik selle osas, et tema on see, kes need inimesed laua taha toob. Ma arvan, et tegelikult seal on see asi, et kõik tahavad siiski rohkem nagu seda tekki enda peale äkki tirida ja iseenda asja ajada. Ja kui kõiki asju kokku lüüa, siis on väga keeruline kuidagi asju ja töövõimekusi nii-öelda jagada. Sest et kui on neid klubisid, igal klubil on oma asjade peale erinevad vaated ju. Sest kuidas sa seda asja ära teostad? Mõni matab su ideed nii maha, et siis ei tahagi mitte midagi teostada. Teine võtab sellest ideest kinni, ütleb, kuule, aga kui nii saaks paremini, teeme niimoodi, siis hakkab suruma sulle peale ja siis sa ütled, aga nagu alati, raha on vaja. Ja siis mine proovi otsi seda raha, kui see on sinu idee, vaata. Ja keegi teine sind ei aita, ütleb sulle, et see on sinu idee, mine suru läbi. Aga no ei tule välja. Ja siis ongi see, et väikse klubiga, oma klubiga teed seda asja võib-olla ära, sest et seal on see family värk on taga ja kui üksinda teed ära, siis 3-4 peale ikka teed ära. Ja kõik rahul. Kõik on rahul. Kõik lambad saavad söönuks. Aga sinu soovitus, ütleme alustajale, korraldajale just see, nagu sa ütlesid, et sinu idee, mine suru läbi. Alustage. Põrumine on hea. Ära põrud, küll sa oskad vigade parandus ära teha, täpselt nagu etteütlusega. Paar korda teed jamasti, küll sa pärast õpid kirjutama. Täpselt sama on ürituste korraldamisega. Kohe sinust ei saa super head ürituse korraldajad. Meil endil on ka vigu, me iga aasta ka parandame. Iga aasta võtame punase kirjaga asju ette ja ütleme, et kurat, me siiks saaks tegelikult asja paremini ära teha, miks me selle oleme vahele jätnud. Alati on, kust mida nuriseda, alati saab asja paremaks teha. Perfektsust taga ajada on vaja. Jah, see ise endast paremini tegemine minu arust on see, mis edule viib lõppkokkuvõttes see, et sa teed midagi hästi ära ja mõtled, et nii ja nüüd ma tahan sellest veel paremini teha, kuigi võib-olla mingites hetkedes tundub see võimatu. Ma olin ju ise olukorras, kus peale velotrekki oli see, et aga kuhu nüüd edasi, et sa oled nagu ajalugu teinud Eesti autokultuuris on ju ja koht oli äge ja autosid oli palju, aga kuhu nüüd edasi ja siis see kogu aeg arenemine on see, mis tegelikult kasvatab, aga kus teie ise näete 5 aasta pärast DRF 44? Küsi 5 aasta pärast. Näiteks. Väga hea vastus. Me ei oska öelda. Ma arvan, et me iga aastaga kasvame ka ise klubiga. Meil tuleb ideid juurde, me üritame neid ideid ära teostada. Võib-olla äkki me 5 aastaga suudame võib-olla mingi väikse minifesti ära teha nagu võib-olla, sest et afterparty on juba päris suuresti ette võetud. Aga see festivaliga, ma arvan, seda te üksi enam ainult enda pundiga ei korralda. Miks mitte siis? Neid ei ole 8 inimest ka. Sa pead ikka halvasti ütlema mulle, noh. Meid on, ma räägin, üritad, et lisa tööd. Ma räägin, meil on väga hea family seltskonda ja meil on supporti tiim nii tugev, et need on pädevad inimesed. Aga kõik ei pea klubis alati olema, kõik ei pea alati kõike tegema. Lihtsalt on see, et nagu ka Ragnar Kalavan ütles, vabatahtlikitel on väga suur jõud. Tegelikult see ongi nii. Vabatahtlikutel on väga suur jõud ja tihtipeale nad teevad, osad isegi teevad võib-olla rohkem ära kui mõni klubiliige, sest et paljudel ei ole aega, kellel pered, kellel tööasjad, kellel on mingid muutused elus, siis tihtipeale supportist mõni üksik inimene teeb asja rohkem ära kui klubiliige. Aga kõik saab ära tänatud ja kõik saab ilusasti ära tehtud. No jah, vabatahtlikud minu arust on ka siuke nagu võti sellele, et kui sul on head vabatahtlikud pundis, kes teevad entusiasmi pealt, siis nad teevadki seda entusiasmi pärast, mitte nad ei aja raha taga, on ju. Aga kui teil ei oleks rahalist piirangut, saaksite ükskõik kus ja ükskõik millist üritust korraldada, millise ürituse teeksite?
teeksite ikkagi Festari ära või? Ma arvan tegelikult asi, mida taga ajada võib-olla on see, et kui edendada ja kasvatada autokultuuri elu, siis suur asi oleks tegelikult ju tõesti kuidagi arendada seda, sest see festival, see on jah, pidu on hea asi, vaata, aga mingisugune märk oleks teistmoodi ju, kui oleks mingi, no nagu sa ütlesid, kiirendusrada võib-olla ära teha. See muidugi unistus on kõikide kiirendajatel, aga no ma ei teagi. Võib-olla rada oleks küll hea asi ju. Viie, nagu sa ütlesid, kus te näete ennast 5 aasta pärast rada ilmselt ei ole meil, on ju. Aga noh, võtame äkki suuremas perspektiivis, võib-olla enne pentsi äkki näeb ära, kui 25 aastat veel läbi käib, siis võib-olla keegi isegi teeb selle raja ära. Aga olete mõelnud vaadanud, kui palju süke rada üldse maksma läheks? Ei kujuta ette. No, kui arvestada seda, et siin antakse miljoneid Rally Estoniale, siis ma arvan, et kui üks kord 20 või 15 miljonit kuskile metsa sisse äramate rada teha, siis ma arvan, et sellest oleks nagu ajapikku pikemas perspektiivis rohkem kasu, kui üks kord ühe ürituse raameks. See oleks päris kõva võimalus edendada kogu Eesti kiirendussporti kui sellist ja noorte pealekasvu toetada ja sest tahes tahtmata ikkagi, kui vaatad nagu kiirenduse startijaid ka, siis kurat, et sealt lõuna poolt on ikka palju tegelikult stardis. Nagu lõuna poolt ikkagi sõitjaid on päris palju juba tekkinud ja no okei, Põhja-Eestis on ka ikkagi väga suur osa tuleb siit poolt, aga lõuna poolt on nagu üllatavalt palju sõitjaid tegelikult. Et seda on nagu kihvt vaadata. Nii et pealt vaata, kui teil on 12-15 miljonit vaba raha üle. Kirjutage Tartu Racing Familyle, nad leiavad koha ja teevad kiirendusraja ära, siis on 5 aastaga valmis. Siis ei ole probleemi. Tere, poisid, paned sellise pinge peale. Ja nüüd homme kirjutab keegi, et mul vedeleb voodi alt leidsin. Ennegi voodi alt siukseid summasid leitud. Ma arvan, et kui see 15 milli pluss mingi euro rahastus teha ära, siis võib-olla saaks natuke suuremalt ära teha küll. Head projekti kirjutajatena ja head poliitilisi suhteid. Siis tuleb ikkagi Põhja-Eestisse tuua, siin on lihtsam neid poliitikuid mõjutada. Lihtsam on võib-olla olida vabatahtlik, kes on väga osa projekti kirjutaja on ju ja kuskil asi liikuvad. Kurat, ükski projekti juht ei kirjuta vabatahtlikult mitte midagi. Peab olema lihtsalt väga suur kiirendusentusiast see projekti kirjutaja, siis see on reaalne. Et tegelikult see oleks ju hea algus, leidke see projekti kirjutaja, las ta kirjutab projekti ära, teeb selle kalkulatsiooni ära ja see on teada palju vaja on. Ja siis saab hakata mingeid muid asju edasi ajama. Ega kui niimoodi mõeldes 15 ka võib-olla ei viisaks. Võib-olla heal juhul mingi tehnika osta äkki heal juhul või midagi siukest. Sest meil... jah, see on siuke äge utoopiline plaan. Inflatsioon teeb oma töö lihtsalt. Aga teeme siia mingid, me nüüd mõlemad paneme sõitma, on ju. Vana hea Veego ringrada, rahva seas tuntud ka kui Porsche ring, aga ja auto on selline teile väga sobilik Fiat 500 part. Saate sellega ringi aega sõita, ehk siis vaatame, kui kiired poisid te päriselt olete ju Racing Family. Võiks vähemalt siin top 2 võiksite ju ära võtta ikkagi. No, Pesur või? Kevin Pesurist võiksite vähemalt kiiremad olla. No, ta teab seda rada võib-olla paremini. Me nagu... Te sõidate ainult otse. Me sõidame otse hästi. Aga kurvis oskate sõita ei oska. Vaata, see on nagu see üks... ühe kommentaatori see tarkus, et ära oli, et need, kes otse sõita ei oska, need lähevad kurvi peale pärast üle. Jah, aga enne kui me laseme teid siis ringrada sõitma, siis teeme siuks kiirete küsimuste vooru ka. Kohe peate siis valiku ära tegema ja andma mulle vastuse mõlemad siis. Kui teil oleks kas iga küsimuse kohta mõlemad anname vastuse? Jaa, mõlemad, jah. Ehk siis, kui teil oleks valida, siis kas Lamborghini või Nissan Skyline? Lambo. Skyline. Miks Lambo? Miks Skyline? Hea vastus. Vabalt hingav või turbomootor? Turbokas. Turbo.
kummal on või millisel neist on teie arvates kõige parem heli, kas V8, rida 6 või Boxer mootor? Rida 6. V8, ma arvan. Kõige suurem auto apsakas, mis teil kummagil juhtunud on? Ihaste Sillel on auto katki läinud. Mul ühe valgel Audil esmaspäevamik läksin tööle ja tuli rõhku V6-l. Ei käisid sille seisma. Esmaspäevamik. Väga hästi, no. Ja viimase küsimusena, milline auto iseloomustab teid kõige paremini inimesena? Ma võin sinu eest vastata Fiat 500 part. Ei. Väike aga nobe. Ei. Oi, keeruline vastus. Või tähendab küsimus, vastust meil ei andnud. Milline auto iseloomustaks mind? Kui iseloomustust või iseloomustavat autot ei oska kohe nii öelda, siis dream auto, millega elu lõpuni sõidaks, kui võimalus oleks. Ma arvan mul on 36 Cabrio, see on väga hea auto. On 1.8 bensukas automaatkastiga. Saad aru, see ei liigu mitte kusagile, mul on antud 85 kilovatti teha, sest ma kasutan kõiki ära. Ja ma ütlen ausalt, no ei ole katki veel läinud. Ei ole ju mitte midagi autoga teha, lased lihtsalt mingi 6 või 7 aasta lasen nüüd. Talviti peidan ära, nüüd märtsis ajasin uuesti välja ja kuldapill. Vahetasin küünlad ja õli ära ja küte ainult läheb, kütet läheb. Aga 4-käiguline automaat, seal ei juua mitte midagi katki minna. Selles suhtes on hea töökindel vähemalt. Aga rekkadest möödasõitu ka ei teosta. See on jumala mõtet. Aga mõtle, kui turvaline. Vähemalt ei ole ohtu, et möödasõidul mingi lolluse teed. Möödasõit ei ole nagu seal väga tegevus selle 1.8 automaadiga. Seal on põhimõtteliselt tervet Tartu maantee pikkust on vaja, et mööda saaks sõita. No jah, sealt sa võtad kodust seda oogu ja siis võib-olla sealt Tartu räpina 4-realiselt saad ühe möödasõidu ära teha, kui vaja, aga seal on ka 70 ala, ärge tehke seal mööda sõita. Ja mis sul oleks siuke auto, millega sa sõidaks? Mõtlesin küll, aga ei mõelnud välja. Nojah, aga ega siin ei ole rohkem midagi, paneme poisid rooli, vaatame kumtist kiirem on ja vaatame, kuhu te siis üldpingereas baseerute. Aitäh veel kord, et tulite. Aitäh teile. Ja ma arvan, et see Cars & Castle tuleb päris kihvt, nagu teil iga aasta on olnud. Mis teil nüüd see kuupäev on täpne? Siin on 24 mai. Nii et 24 mai. Sangastes näeme. Ja kiirendusele tulge ka. Jah. No nii, nüüd on ka ringiaeg tehtud. Räägi mulle, kuidas läks? Ma ei tea, ma ei tahaks rääkida nendest aegadest. Sul oli esimene kogemus simracinguga üldse tegelikult. Aga vähemalt ei olnud oma tiimikaaslasest aeglasem. See on juba positiivne. No ja sekundiga ümmarguselt teie poisist maast, nii et... No õnneks me saame öelda ka, et Kristo tegelikult ta sai algus 2 minutit umbes ja siis ta läks umbes nädal aega, siis sai seal 30 sekundiliselt maha, on ju. Et selles mõttes teil oli väga hea tulemus oli ikkagi selle poole pealt. Tal oli 2 midagi alguses. Aga ei ole hullu midagi, et selle mõttes ikkagi pigem võitsite, kui oleks 10 või 5 ringiga oleks saanud selle asja tehtud. Siis on väga hästi. Nii, ma tahtsin tänada teid kindlasti. Veego poolt siis teile mõlemale väike... Peavari. Just, peavari. Oleme sõbralikult. Mis siis veel, tegelikult tahtsin mainida just seda, et kohe on tulemas siis ka Veego platvormile auhindu teie poolt. Ohoh.
On? On, ma sellest ei tea midagi, aga ilmselt tuleb läbirääkimiste küsimus. Et VIP-piletid TRF-i üritusele ja samamoodi koos majutusega. Võis küll olla, aga meil on pealik ilmselt selle jaoks, kes infot ei ole mulle edasi ütlenud, aga ma arvan, see on kõik täitsa kavas olemas. No just, igast tahan tänada ja öelda teile, et hoidke silma peal, saate varsti võtta siis loosist osa, kus siis tegelikult saate niisama tasuta minna siis kohale, saate ilusti ööbimise ja ka veel tegelikult selle VIP-elamuse. Aga aitäh teile! Aitäh teile!